Kirde maakaitseringkonnal on lõppemas õppus Terav Ora 23 ja asume Kaitseväe Akadeemia matkekeskuses. Kirde maakaitseringkond on sellistel õppustel varemgi osalenud, õigemini ise on neid korraldanud. Milleks sellised õppused on vajalikud? See on selleks vajalik, et terve ringkonna mõistes me saaksime läbi mängida erinevad taktikalised situatsioonid. Ja teiseks on see, et see on kõige odavam ressursi kokkuhoidmine koht, kus me saame läbi teha oma juhtimissüsteemi, treenida erinevate ettekannete saatmist ja samamoodi vaadata, kui hästi me saame hakkama ülesandega saada üksteist aru ja hoida situatsiooni teadlikkust. Õppus Terav Ora ja sellel osalevad ka Kirde maakaitseringkonna noored kotkad ja kodutütred. Kuidas noortel on läinud? Teeme 3. korda, iga korraga läheb aina paremaks. Mis on seekord teistmoodi on see, et tüdrukute osakaal on väga suur, et poisse ja tüdrukuid on peaaegu pooleks. Noored saavad alati hakkama, koostöö üksustega läheb aina paremaks. Mida see arvutisimulatsioon, mida te selle nädala vahetusel läbi mängite, annab? No esiteks annab kindlasti üldpildi ja üldvaate, mis hakkab toimima, kui tekib mõni kriisiolukord. Leiame mingi murekohti ning eks ta ole riigikaitse üks tähtsaid osasi, kui sa saad pidevalt läbi harjutada ja valmistada. Kuidas õppus meeldib? Algus oli natukene keerulisem, aga täitsa tore on selline uudmoodi tegemine. Mida sa oled juba selle õppuse enda jaoks õppinud? Ma arvan, et ma kõige rohkem olen õppinud seda, et peab olema kannatus kindlasti, et see on selline asi, mis vajab kannatust ja et sa ei saa nii kiiresti teistelt osapooltelt vastuseid, kui sul oleks siis vaja. Matkekeskus on Kirde kaitseringkonna õppus Terav Ora toetanud mitmeid aastaid. Õppuse läbiviimiseks matkekeskuses on mitmeid eeliseid. Kindlasti on võimalik kokku hoida raha, aega, kasutada eelnevalt planeeritud maastikke, stsenaariume ja korduvalt kasutades neid iga aasta muuta paremaks.